Mari-Liis, palju õnne sulle, edukalt siis selle hooaja esimene etapivõit, et milliste mõtetega üldse rajale läksid enne seda, kui start anti? Ma ei oskagi öelda. Eks tahad ikka võita enne sõitu, aga täna ma ei olnud nagu üldse kindel, et kuna ma ei olnud rada sõitnud, viimati käisin siin sõitmas äkki 2-3 aastat tagasi, aga no umbes pilt oli teada, et raske saab olema ja kuna täna oli siuke soojem ilm ka tavapärasest, siis ja joogipunkte nagu väga palju ei olnud, kuhu inimesi saata, et siis ma teadsin, et saab väga keeruline sõit olema. Kuidas oli sõiduga, et Grete oli kõrval, pakkus tihedat konkurentsi? Kusjuures alguses, nagu ta isegi ütles, et ta oli maha jäänud. Ma ise muidugi tundsin, et mingi 10. kilomeetril mul oleks nii raske ja ma kujutasin ette, et ta on nagu mul kohe selja taga, aga kusagil poolel distantsil nägin, et ei ole kedagi selja taga. Aga ma räägin, mul endal oli nii nagu raske olemine täna, et kui mingi hetk mulle öeldi, et 25 sekki oli, et siis ma teadsin, et suure tõenäosusega ta saab meid kätte. Ja siis sõitsimegi viimast 20 kilomeetrit äkki, sõitsime koos ühes pundis. Kuidagi suutsin nagu taastuda, et läks olemine paremaks, et siis oli teada, et läheb lõpu peale. Ja millised emotsioonid nüüd on? Väga rahul, et selles mõttes ma olen nagu uhke endale, et ma isegi, et endal oli nagu väga raske enestunne, et suutsin ikka ennast kokku võtta ja kõik ikkagi finišis välja panna. No selge, aitäh sulle ja palju õnne! Aitäh!